klass 57 aastat tagasi oli jõulupidu. Vaata, et selle esimene kord, kui meie klassi tuli. Mida ikka mäletan? Ma mäletan, et kui ma klassi astus, siis te kõik vaatasite. Ma mäletan, see tundnud üldse hirmunud, sest võtsin ennast nagu enda kodus. Eks ma olin julge tüdruk, jah. See oli neljapäev, 3. tund marast, see oli füüsikatund. Ja Astelpõi jahus seal midagi valguses. Jaa, sa olid selle Astelpõi lemmiklaps. Iga tund istute ja pole imelised kõik viied. Me olime akademiat tol ajal, ma ei jõudnud seda rääkima tulla, sa olid seal tootmugruppidega. Jaa, vähemalt oli minu sõpru. Mul oli sõpru, Paul Edard olid väga head sõbrad. Jaa, aga te kunagi ei käinud kusagil. No aga kas sa seda 9. klassi jõulupidi mäletad? Seal ma tulin esimest korda sinuga rääkima. Mäletkan küll, jaa. Sul oli selliseks ilusane punaseid kleite, mida ma olen eales näinud. Sul oli peas värsked lokid ja sul oli ilmselgelt liiga palju juukselakki. Ja sinul oli seljas must ülipalt ja see tobe müts, mis sul ikka veel kapis seisab. Tead. Aga tead. Olenemata sellest, et ma astun peole jõudsin, algas mu päev päris kehv. Kuis nii? No... Olen kontrolltöölega rahul, kuid Anna, palun jää peale tundi ma oleks siia. Teised võivad minna võtta toolitada. Näen, et olen viimase aja rohkem pingutanud. Kahjuks ma ei saanud mulle 2 kõrgemat hinnet panna. Võtsin homme konsultatsioonis abistada. Nojah, mis mul muud üle jääb? Tšau, skoolis läks. Miks nii kurb? Kas kontrolltöö läks halvasti? Sain jälle 2, jah? No kopp täiesti ees, mul motivatsiooni lihtsalt pole. Miks ma õpin, kui ma tean, ma saan niikuinii 2? Kui sa iga õhtu väljaseks või piduseks, rohkem aega oma õppimise peale pidanud, oleks nüüd poole paremad hinded. Ma ju ütlesin sulle, et ma õppisin, ise sa kogu aeg korrutad mulle, et noorus on ilus aeg, naudi seda. Aga ma olin ise täpselt samasugune. Veesin pidudel. Väljas, koos poistega. Aga mul polnud ema, kes toetas mind veidistama. Ja vaata, kui ma nüüd olen sattud iga päev pingutama, et päevaga õhtusse jõuda. Anna, andeks. Aga ma ei saa sul rohkem väljas lasta käia enne, kui hindad korras. Ise räägid, et tahad hästi gümnaasiumisse päästa. Aga lihtsalt mida seal ei käi. Tahangi. Aga mul on täna õhtul jõulupidu. Kas ma sinna toimun? Kui sa lubad, et sul hindad saab korda. 1-2 pärast olidki nii endast väljas. Nojah, mul oli ju raske aeg niikuinii. Ma üritasin kuhugi kuuluda, kuid lõpuks ei tulnud enam ise ennast. Mul kukkus smuutis üle seda. Küll raske väärsus. Või jah? Joh, Andi, ma sain selle projekti 2. See on 4 tundi selle käile. Kuidas teil? Ei, no iseenesest ma sain selle projekti 4. Ise tutraud. Just kuidas sul? Ei, no eks ikka sain 5. Ma sain õpetajalt eripreemia ja seda esitatakse homme üleriigiliselt. Lõpeta. Lõpeta ära. Mida? Mida iganes peal lämmel. Ja no tegelikult nagu võiks, kui paarid võtnud 9 käest sult temp. No, ma ei tea, homme tuleb ju töö, et selleks võiks õppida. No lõpeta ära, mida sa mähid? Istud nagunii kogu aeg kodus. Lähme ostame smuutid ära ja lähme. No, lähme ostame.
Ma ei usu, et see Jari tee siia tulla oli. ära praga, mõtle raudselt lõbuses, ma loodan. Vaata, kes sisse tuli. nii, kuna EMS keelas mul mõneks ajaks pidutsid ära, siis täna peame korralikult lõbutsema. Jaa, davai! Robert, anna see just teie vaataks. Tõstab rääkima suuga. Tervist, Anna, sa näed kaunis välja. aitäh, sul on huvitav miks. Ma valin selle nalja. Kas sa tahaksid tantsule minna? Okei. Figure it out from black and white, seconds and now. Sellest hetkest ma teadsin, et kõik oma tantsud. Oli jah? No see on ilus aeg, siis ei pea töötama, et raha teenida. Käid moega kaasas, lased emal osta, mida tahad. Noorus on ilus aeg, sest siis hoolitsetakse sinu eest rohkem, tuntakse rohkem muret. Sulle valmistatakse sooetoitu ja ostetakse selga riided. Noorus on ilus aeg, sest see on just see aeg, kus armutakse. Teisest küljest jälle, armumine tekitab soovi ka suureks täiskasvanuks saada. Ometi julgeme seda oma vanematele tunnistada, mis tunded mind valdavad. Noorus pole ilus, sest see on aeg, kus me ei saa oma vanematega hästi läbi. Nad ei mõista, nad ei usalda meid. Nad kardavad kogu aeg, et meiega midagi halba juhtub, et me midagi valesti teeme või valede inimestega läbime. Noorus on raske, peab käima koolis ja õppima. Päevast päeva kooli laua taga istudes õpetaja monoloogset juttu kuulama. Öeldakse, et noorus on ilus aeg. Neid aastaid, mil oled teismeline, peab nautima. Kas ikka on nii? Noorus on ilus aeg. Ma loodan, et sa ruttu sureks. Noorus on väga ilus. Noored oleme vaid korra elus ja seda elu, mis meile antud, tuleb nautida.